avaandmete seire kokkuvõtteks palun lavale juba siin käinud Sofia Paasi. Palun. Jah, aitäh. Mul on nüüd võimalus teist korda siin laval teie ees olla. Räägin nüüd ka kohalike omavalitsuste avaandmete seire kokkuvõttest, mida aitas läbi viia Andmekaitse Inspektsioon ja mille tulemusi ka ma tean, et kohalikud omavalitsused ootasid ja mõned teised asutused minu käest küsisid. Ja mul on täiesti hea meel, et see kohalike omavalitsuste teema avaandmete valdkonna valguses on selline teema, mida meil tänase päeva jooksul oli mitu korda tõstatatud ja nagu ka Imre ELVL-ist mainis, et mulle tundub, et see on selline hea koostöö, mitte alguspunkt, sest see koostöö varasemalt ka oli, aga see näitabki, et see teema on oluline ja et me tahame sellega rohkem tegeleda ja mitte ainult sellisel kujul, et kedagi sundima midagi tegema, vaid selleks, et tõepoolest oleks valitsemine läbipaistvam ja andmed oleks kättesaadavad. Nii, aga rääkida selle seirest. Mõned võib-olla on kuulnud seda ka avaandmete audiiti nimega. Ehk ma pigem isegi nimetaks seda selliseks uuringuks ja väikseks küsitluseks selleks, et paremini aru saada, milline seis on kohalikes omavalitsustes ja lisaks sellele ka tuletada meelde avaandmete teemade olulisust. Ja mis selle seire eesmärk oligi saada ülevaade sellest, kui palju tänapäeval kohalikud omavalitsused avaandmeid teabeväravas avalikustavad, just nende poolt saada seda vastust ja infot selle kohta, kas on nad mõelnud andmete avalikustamise peale ja millist abi nad vajaks ja milliseid takistusi nad tänapäeval näevad. See seire võttis aset selle aasta aprillis ja mais ja see toimuski e-kirja teel. Andmekaitse Inspektsioon saatis välja väikse küsitluse koos selgitusega. Seal oli ainult 4 küsimust, millest ma natuke rohkem hiljem räägin. Ja see sihtrühm oligi kohalikud omavalitsused. Kokku kiri läks 79 kohalikule omavalitsusele, kellest vastanud meile 47. Ja küsimused puudutasidki andmete avalikustamist, neid takistusi, mis andmete avalikustamist ei soodusta ja millist abi kohalikud omavalitsused selle jaoks vajavad. Siin on ka mõned mitte mõned, siin on kõik kohalikud omavalitsused, kes küsimustele vastasid. Ja kui me näeme, siin oli ka täitsa erinevates Eesti kohtades neid omavalitsusi. Ja te ise ka saate, kõik, keda tutvades saate aru, kes ei ole vastanud. Avaandmete avalikustamine ja kasutusjuhtumid olid üks küsimustest ja ainult 7 kohalikku omavalitsust nendest, kes küsimustele vastasid, ütlesid, et nad avalikustavad andmeid teabeväravas. Veel 12 või ka needsamad vastasid, et nad on andmeid avalikustanud, aga mitte teinud seda teabeväravas, kas teevad seda veebilehtedel, teevad seda dokumentiregistrites, kas visualiseeritud kujul andmeid avalikustavad või keegi kasutab ka GIS-lahendusi. Ja siis on kohalikke omavalitsusi, kes plaanivad andmeid avalikustada, vaid nendel ei ole paigas väga kindla plaani ja nad lihtsalt nagu mõtlesid selle teema peale, aga ikka see kuskil tegevuskavades, üldse tegevustes on. Ja siis on ka kohalikke omavalitsusi, kes juba kindlalt teadsid, et on konkreetsed andmekogud, mida nad tahaks avalikustada, kuna see seire võttis aset veel kevadel, loodetavasti midagi tänaseks sai ka juba avalikustatud. Me ise ei ole hetkel seda kontrollinud. Ja siis me oleme küsinud ka, milliseid kasutusjuhtumeid nad ise teavad, et kus neid andmeid kasutati ja miks nad arvavad, et kuidas see neile mingi kasu tõi või teistele inimestele kasu tõi, et andmed olid avalikustatud. Ja mõned mainisid, et näiteks Tartu mainis, et nendel on kodanikualgatusel tehtud bussiaegade rakendus tänu sellele, et nende andmed on avalikud. Pärnu ütles, et nende sündmuste portaali külastab päris palju inimesi selleks, et vaadata, mis linnas toimumas. Elva ütles, et see, et nende kontaktid on olemas
vabalt kättesaadavad, inimesed saavad nendega ühendust võtta ja Tallinn ütles, et ühistranspordi andmestikud aitavad planeerida paremini inimestele oma marsruute ja siis kasutatakse neid ka erinevate rakenduste poolt. Ja siis me oleme, kuna see küsimustik oli, ühel pool see on nagu valikvastustega olnud. Me ise panime kirja mingeid probleeme, mida me arvasime, et tõenäoliselt kõige sagedamini ilmuvad ja sinna me panime ka erinevaid tehnilise teemadega seotud raskusi, üldse mingite teemade tõlgendamisega seotud probleeme, ka inimressursi puudust ja ka seda, et avaandmed võib-olla mingites kohtades ei ole prioriteet. Me saime tagasiside, et kõik need probleemid, mida me mainisime, ongi tõepoolest, me arvasime ära, mis need probleemid ongi. Ja inimesed, kohalikud valitsuse vastasidki, et jah, tõepoolest nende probleemidega need probleemidki nad näevadki. Ja siis, kui rääkida avaandmete avaldamata jätmise põhjendustest, kõige rohkem mainiti ressursi puudumist. 26 kohalikku omavalitsust ütlesid, et nendel lihtsalt ei ole piisavalt ressurssi selleks, et sellega tegeleda. Lisaks sellele on vähene teadlikkus sel teemal ja andmed muus kanalis kättesaadavad, et miks siis ka teabeväravas peaks neid avalikustama. Oli ka teisi vastuseid, nagu te siin näete, aga need olid kõige populaarsemad ja see on umbes seesama teema, mida me oleme ka esimeses paneelarutelus ka arutanud, et tõepoolest see inimressursi puudumine on suur probleem. Ning millist abi kohalikud omavalitsused siis ootavad? Kõige rohkem oodatakse koolitusi, kursuseid, infopäevi ja siis mingi võrgustikuga liitumise võimalust. Ma ütleks kohe, et need koolitused, erinevad üritused toimumas, ka tänapäeval see üritus, mis on, ja võib-olla see ei räägi nii palju praktiliselt, kuidas andmeid avalikustada, aga mulle tundub, et tänapäeval oli väga palju avaandmetega seotud küsimusi puudutatud ja natuke rohkem infot sai selle kohta ka teada. Ja need inimesed, kes sooviks, kui keegi näiteks siin saalis ei ole veel meie Justiits- ja Digiministeeriumi andmete võrgustikuga liitunud või on keegi veebis kohalike omavalitsuse esindajad, siis kirjutage kas mulle, minu kontakte leiate selle presentatsiooni lõpus või siis andmed@justdigi.ee, lisame teie meie meililistidesse, siis saate ajakohase info erinevate sündmuste kohta. Ning rääkides ka teistest ootustest, siis oodatakse praktilisi ja selgeid juhendmaterjale. Siin ma pigem ütleks, et mitte, et neid ei eksisteeri, nad on küll olemas, on palju materjale, mis on ka teabeväravas, RIA lehel. Kristjan on täna ka slaididel näidanud, et on neid veebilehte, kus neid materjalid kättesaadavad. Lisaks me ise kratid.ee lehel koos meie partnerasutustega avalikustame erinevaid juhendeid avaandmete andmehalduse teemadel. Aga ma võib-olla siin nõustun, et tõesti mõnikord nad on sellise tehnilisema fookusega laiemalt, katavad seda kogu pildi, et võib-olla sellisel juhul, kui ongi inimressurssi puudus, vajataksegi selliseid väga konkreetseid ja selgeid juhiseid ja sammu. Ja selline tagasiside tuli meile ka ELVL-i poolt, kellega me plaanime kõiki neid teemasid lähiajal ka arutada. Ja siis, mis puudutab ka sellist motivatsiooni ja arusaamist, miks see üldse vajalik on, siis siin alati ongi vaja neid kasutusjuhtumeid. Et mida rohkem me teame, kuidas neid andmeid kasutatakse, seda rohkem motivatsiooni meil ongi ja kohalikud omavalitsused ka mainivad, et tahaks nii erinevaid edukaid kasutuslugusid nii sellest, kuidas avaandmeid kasutatakse, vaid ka sellest, mida täpsemalt on võimalik avalikustada. Ja mida me ise näeme kohalike omavalitsustega on see, et need asutused ongi nii erinevad ja me ise püüame rääkida sel teemal mitte nii palju tuua esile mingite suuremate omavalitsuste
saavutusi, sest tõepoolest on väga raske võrrelda erinevad suurusega asutusi. Et kui on ka edulugusid ka mingites organisatsioonides, mis on väiksemad, kus on natuke vähem inimressurssi sellega tegeleda, siis me alati ootame selliseid edulugusid ja hea meelega tutvustame ka teistele. Ja siis millised olid siis peamised järeldused peale seda seiret? Ma ei saa öelda, et need järeldused olid sellised, et mida me ei ole üldse oodanud. Umbes see oligi see, mida me arvasime selle olukorra kohta, aga ongi, et avaandmete avaldamine on vähene ja juba ühtlane ja vaid väike osa omavalitsustest avaldab andmeid teabeväravas. Ja siis need, kes andmeid avalikustavad, teevad tihti seda teistes kanalites. Inimressursside ja ajanappus on peamine põhjus, miks andmed jätavad avalikustamata ja siis vajatakse praktilist tuge, juhendeid ja siis soovitakse rohkem koolitusi, juhendmaterjale ja tehnilist abi. Ning tundub, et olemasolev regulatsioon ja juhised ei ole piisavalt selged, ei ole piisavalt praktilised, et tunduvad ka keerulised, et soovitakse, et need oleks lihtsamini arusaadavad ja siis ikka selleks motivatsiooni tekiks juurde, tahetakse rohkem positiivseid kasutusjuhtumeid, aga õnneks nad on olemas ja me hea meelega neid jagame. Ja sellega see väike seire kokkuvõte lõpeb. Ma väga tahan tänada neid, kes selle seire küsimustele vastasid, neid kohalikke omavalitsusi. Tänan ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu tagasiside eest ja nende soovituste eest, kuidas võib ka järgmistel kordadel seda kaasamist korraldada ja Andmekaitse Inspektsiooni, kes aitas seda seiret läbi viia. No nii, Sofia, suur tänu sulle. On ka tulnud 2 kiiret küsimust. Kas uurisite ka seda KOV-idelt, milliseid avaandmeid nad ise tahaksid kasutada, mida ei saa, et teenuseid pakkuda? Kahjuks mitte, aga jah, see on hea küsimus, mida võib-olla järgmine kord küsida. Teine küsimus, 2 laiki, eelmine oli kõige populaarsem. Põhimõtteliselt olid vastused teada, mis siis uut oli. Mida oodatakse, on ka teada, koolitused, juhendid, ehk siis miks siis juba ei ole seda piisavalt tehtud, kelle tegemata töö see on. Järeldused sellised, mida ise uuringu tegijad arvasid. Jah, ma ütleks nii, et need asjad, mida mainitakse, et mida asutused vajavad, mitte et neid ei ole või ma ei tea, koolitusi ei toimu või ma ei tea, juhendmaterjalid on puudu. See on pigem selline märk, et seda vajatakse rohkem. Tundub ka, et vajatakse mingid, kas juhiste osas võib olla midagi selgemat ja konkreetsemat, see, mis töötab mingite suurematele asutustele, võib-olla tõepoolest ei pruugi töötada. Väiksematele, kus ei ole seda inimressurssi kõike nende teemadega tegeleda, et see annab meile lihtsalt märku ja sellise sammu, kust edasi liikuda ja aru saada paremini, mis see hetkeolukord on. Mulle tundub, et see on ikka oluline. Kas osalenud kohalikud omavalitsused on ikka kõik kirjas? Ei leidnud sealt enda KOV-i, kuigi isiklikult vastasin küsimustikule? Väga hea küsimus. Peame kontrollima veel kord üle. Kui te olete vastanud ja teil ei olnud seal pildil, siis tõepoolest võib-olla meie poolt midagi jäi märkamata. Ja viimane, kas ressursi kokkuhoiu mõttes ei oleks saanud osa seirest teha teabeväravas oleva info baasil? Ja, mitte, et me ei oska teabeväravad lahti teha ja vaadata, kes kohalikest omavalitsust andmeid avalikust on. Me teeme ka seda, aga kuna eesmärk oli ka tõstatada seda teema olulisest ja tuletada meie Andmekaitse Inspektsiooni poolt meelde, et avaandmete teema on endiselt aktuaalne ja lisaks sellele mulle tundub, see kiri sisaldas ka erinevaid viiteid seadustele ja erinevatele materjalidele, siis eesmärk oli mitte ainult ka info saamine kohalike omavalitsuste poolt, vaid ka info jagamine meie poolt. Sofia Paes, suur tänu, veel kord aplaus.